plus 1000, ça fait 3005. On est sûr, ça met des filles. Pärast 3 päeva roolis istumist saan lõpuks ka pingil istuda, saan aega pingilda ka. Sõitsin ise siin ringi 3 päeva. Ehk siis teistpidi rooliga ja võttis harjumist. Võttis aega, et harjuda selle teisele poole oleva käiguvangiga. Suunad uuedega, kõik on vastupidi. Ja muidugi see, et vahepeal pöörasin ka mõnele reale, mis oli tegelikult vastas suunas. Aga sõita on siin tegelikult lihtne. Pärast harjumust on kõik tavapärane. Aga nüüd näete, oleme siin autos ja meid viiakse siis lähimast linna, kus on valgete inimeste linn. Kus elavad valged rikka omanikud, kes omavad siin tegelikult väga suuri suhkruistandusi ja on siia jääd maha siis Inglise ja Prantsuse koloniaalajastus. See linn, kuhu suundub, on Tamariin ja teeme sealt ülekande. Huvitav on see, et siin on bensiin tegelikult sama kallis nagu Eestis ja peaaegu 1 euro on liiter, aga inimeste palgad olid siin 212 dollarit. 150–250 dollarit oli inimeste palgad. Teenivad tegelikult väga vähe, aga hinnad oli nii bensinjaamas kui poodides igal pool. Siin näha, mitte siis valge inimese hind, mida määritakse pähe turule igal pool, vaid poes on näha hinnad ja need hinnad on tõesti ülikallid, nad on kallimad kui Eestis sageli. Ma imestangi, et kuidas inimesed teenides sellist väikest raha suudavad maksta nii kõrgeid hindu, et ilmselt nad enamus sööki ikkagi panevad ise mulda ja kasvatavad ise, sest poest ostes nad jäävad tegelikult palkrotti. Ei ole võimalik lihtsalt nagu sellist hindadega, sellist palgaga toitu ostamale, aga ka bensiinigi. Sellepärast on siin säästeautod, on palju motorollereid, võtavad vähe bensiini. Muide, sõitsime eile ka ringi ja tegime vist tiiru peal, sõitsime maha 100 kilomeetrit ja otsime bensiini ainult 5 eurost juurde. Et siis tegelikult 5 liitrit. Auto on väga säästnud. Mis siis need Malaisia, mis automark oli? Varsõtti see margi. Igal ta ei olnud Proton, aga ta oli mingine muu mark, mida ma tegelikult kuulsin esimest korda. Läheme jälle bussi vaatama, kuidas bussi sõit sujub. Bussis on jälle kurb majas, jälle on piletimüüja ja augustaja. Kõik on nii nagu peab, nii nagu siin koondakse. Ja buss on rahvast täis. Sõite lühike, veerand tundi ja varsti oleme kohal. Siin on bussidel lubatud peatuda järsku, pidur põhja ja seisma, nii et kes bussist püsti on, need on võimalikult kõhuli maas. Ega siin keegi tegelikult kaebust esita, oma igad püsti olid kinni hoidnud. Buss pidurdus, pani piduri põhja ja vaat ise korras püsti jääd. Tabage Nationale, rahvuslik suitsukiosk. Ja vaadake Pepsi Cola, Ameerika. Reklaam on ikkagi mõnus, jooge Pepsit ja tõmmake suitsu ja siis saate karsti juures käia. Väga kultuursed kitsed sammuvad mööda kõnniteed, autoteele ei astu ja niimoodi näete, korralikult emane kitseke läheb oma teed ja väike tall on kuulekalt kõrval, autoteel ei torma. Vägev. Kitsed on siin vähemalt arukad. Moke. Kui tahate osta omale odav auto, siis see on sobiv auto. Oleme Tamariini nimelises külakases ja siin on Mauritiuse valged endiste Prantsuse ja Inglise kolonistide
väike linnake või küla, nagu nad nimetavad. Siin siis pidi olema palju valgeid riike ja ettevõtteid, mis on siis koondunud omaette klanni. Siin Mauritiusel on tegelikult väga palju rahvuseid. On Aafrikast tulnud inimesi, on hindusid, keda on 75%, Indiast pärit inimesi, siis on hiinlasi 3% ja on valgeid, et see arv kuskil on siin linnas on 45 000 umbes. Ja enamus inimesi hoiavad omaette, nii moslemid, keda on tegelikult 11%, kui hiinlased hoiavad siin päris omaette, valged on ka hakanud oma nahavärvi hoidma ja on moodustanud omaette klanni. Nii tegelikult siin käib paaritumine ainult valgete vahel, hiinlaste vahel ja moslemi vahel, ainult hindud ja siis Aafrikast pärit inimesed on siin nõus segunema kellegiga. Aga igal juhul on maailm muudetud multikultuurseks, kuid see kõik on üks suur klannistumine ja need klannid tegelikult ei salli üksteist, nad ei pea lugu üksteisest, tehakse head nägu, aga tegelikult mis saab edasi? Kas maailm vajab sellist multikultuuristamist, sellist rahvuste segamist või mitte, see on nüüd oma asi. Otsisime Tamarinis mõnda hotelli, kus oleks merevaatega kohvik ja öeldi, et ei ole sellist. Kõik mereääred on kinni pandud eramajadega, aga näete, lõpuks leidsime. Ei ole võimalik, et lihtsalt linnas ei ole mere ääres kohvikud, kus on palju suvitajaid, rikkad inimesi, üürid välja korterid ja pole ühtegi hotelliga kohvikud, mis on merevaatega, aga siin ta on, et istume siin merevaatega kohvikus ja kohvi siin polnud, oli Nescafe, tee oli Earl Grey, Inglise oma, üks mingi Inglise jama oli veel. Kohalikule eriti paku on jällegi nagu amerikaniseerunud, mürgine GMO-d täis. Ja siin istuvad inimesed, panevad õltsi. Ja tegelikult see koht kuulub prantslastele, kes siis nöörivad oma kaasmaalasi prantslasi, kes siin tulevad. Agustoit maksis siin üle 9 euro, mis tegelikult peaks maksma 3 eurot võib-olla. Nii et Vanessa, see naine, kes meiega koos siis tuli, kes siia tulla ei tahtnud, rääkis ammu, et kui ärid kuulud valgetele, siis valged nöörivad ikka meeletud ja tegelikult ka need loomapargid ja kõik on olnud väga kallid. Ja need valged, ära klannistunud valged siis, kes siin omavahel sigivad ja oma valget nahavärvi säilitavad, on täiesti siin surmaomanikud ja rikkurid ja nad on siin määrajateks, kes määravad hindu. Ja sellepärast siis meie Vanessa tegelikult ei tahtnud siia tullagi. See meie sõbranna, kes on siis hindu, ta läks WC-sse poole tee peal ja pidi tulema kohvikusse järgi, aga ta ei tulnud siia, pööras otsa ringi. Miks tõesti inimene väldib nii kõvasti seda kohta, et ta isegi keeldub tulemas siia kohvikusse ja vaikselt hiilib kõrvale ja juba kohale. Järelikult on need pinged siin nende valgete, hindude, neegrite, moslemite ja hiinlaste vahel ikka suured, sest ka see rannariba seal kuskil 2 kilomeetrit eemal, kus me ennem käisime, on siis täis eramaju. Sinna pole sama lugu. Me tahtsime läbi jalutada, kuid meie hindust politseiasutus ei tahtnud läbi tulla, ütles, et need majad siin mere ääres kuuluvad valgetele, et ei taha siin käia. Ja tulime bussiga. Kujutage ette olukorda nüüd, et siin on valged, siin on tööl ainult mustad ja kohalik must inimene, ehk siis hindu ega neeger siia ei tulegi. See on meie multikultuurne sõprus. Tegelikult on hoolimatust siin väga palju, sest need rikkad ka, kes siin toimetavad, ei hooli ei loodusest ega oma kaasmaalastest
igal pool on prügi, siis keegi on oma kiirkaatri paaki täitnud ja järgi on, jääb liivale vedelema. Tegelikult kahju, ilus maa, palju eri rahvuslikke klanne ja palju hoolimatuid rikkaid valgeid. Aga rand on tegelikult ilus. Siin puudub muidu selline rannapromenaadide kultuur, ei ole rannakohvikuid ega promenaadil käia. Eri on kinni kõik. Siiagi pääses vaid läbi hotelli. Läbi selle hotelli, kus pidi siis valima Ameerika kohvide vahel, Ameerika tee vahel ja kus magustoide hind on väga kallis. Ja kujutage ette, et olete tropikas, kus kasvab väga palju puuvilju. Kui tulete kohvikusse ja saate toormahla, siis öeldakse teile, et mahl on otsas, kuna puuviljad saad otsa. Tropikas pole puuvilju. Ma saan aru, et Lapimaal pole puuvilju. Põhjas külmas kliimas on keset talve puuviljad saad lihtsalt otsa, aga siin ja ka kohalikku vanilleteed pakuti mulle viimasena, sest nad ei tahtnud pakkuda oma kodumaist teed, nad pakuvad inimestele ameerikalikku, britilikku, sellist igasugusest muud kaupa, kes siin käivad kohal Euroopa mammid-papid, kes on harjunud sööma seda Ameerika, Euroopa möga, mürgist möga. Ja sellepärast on ilmselt pakuvad seda kõike. Ärge jooge toormahla, jooge koolat, fantat, spraidi. Millegi pärast on see Ameerika kultuur täpselt nagu Brasiiliaski siin sisse juurdunud, et kohalikke puuvilju siin eriti ka turult ei leia. Nii et ma soovitan inimestele igal pool, kus te ei ole, et austage oma kodumaist kaupa ja pakkuge võõrastele julgelt seda, ärge kohandage toitusid nende järgi, kes saabuvad. Kodus saavad niigi süüa samu toite, tarbida samu jooke, aga välismaal ikkagi, ma eeldan, inimene tahab kogeda midagi hõrgutavat, midagi erilist, midagi pärismaist, kohalikku. Seal on üks saatja. Ja kõrval on kohe teine ja rikaste rajoon. Elavad rikkad inimesed, elavad, naudivad elu, küllust, aga vaatavad TV-d ja kuulavad arste, teadlaseid ja kahjuks on nad ajupestud, sest kiirgus ei küsi raha, kiirgus ei küsi nahavärvi, ta lihtsalt murrab kõiki, kes seal vahel on ja elada paradiisis, keset rikaste rajooni oma valgete inimeste klanni keskel ja kõngeda vaikselt kiirguse käes. Kas seda on mõtet loovida siis sellist tulevikku omale või ikkagi äkki peaks olema paradiis juba kõik korras, puhas, terve? Mis sa arvate? Oleme Flick and Flackis ja homme me läheme siia. Siin on delfiinituur. Saab ujuda delfiinide ookeanis, vaatama, kui lahedad loomaratad delfiinid. Ja nad ei ole mitte delfinaariumis, nad on ookeanis, avas ookeanis, ehk siis kiirkaater otsib nad üles ja siis delfiiniparve juures saame minna vette. Pärast viiaks meid saare peale. Ja see lõbu kestab siis hommikul 8 õhtul kella 3-ni, pärast lõuna 3-ni. Ja muideks me käisime seal edasi 2 päeva tagasi teises reisibüroos ja seal oli hind sama, aga see lõuna, mis seal hinnas on, seal pakuti meile kana ja sundkorras oli lõuna, sundkorras oli kana. Palusime ära muuta toidu, et me ei taha kana, natuke meil oli vähemalt kohalikke puuvilju, aga meile öeldi, et ei, võtke või jätke, toada hinna sees, peate kinni maksma ja sööte kana või söö, see on teie asi. Aga kõik õnneks ei ole sellised, see oli seal Moslem. Need siin ei ole, hindud, vahe on sees, nagu näete. Siin see naine tegi siis meile hea pakkumise. Nii et saime valida omale toidu, lõuna ja sama hinnaga, sama tuur, aga korraldaja on teine siis ja siin on klient kuningas, just nii nagu peabki. Et homme teeme ülekanne siis sealt delfiini tuuri pealt ja sellest kaunist laguunist, kus on siis võimalik maskiga ujuda. Seal on meie korter, mida me üürime ja
siin on jackfruit ehk siis see suur kobakas puuvili, mis kasvab puu otsas. kui on väga raske ja kui see pähe kukub, siis on, ma arvan, raskem kui kookos. nii et puude all peab käima ettevaatlikult, vaatame üles. ma sain papaiaga vastu turja, kui raputasin puud. Papaia oli suur, aga see oli pehme, aga kookos ja jackfruitid on karmimärased. nii et lõikame lahti ja vaatame, mis maitse on. ma olen söönud tegelikult teda, Singapuris oli teda väga palju, Tais on teda, Malaisias on teda, aga siin ma nägin nüüd puuetast tooreid ja praegu siis öeldi, et on hooaeg ja on müügil. käed kleepuvad, huuled kleepuvad, hambavahe on täis mingit kiudainet. see on jackfruit, see on kuskil veerand siis. veerand seal siin sees on sellised padjakesed ja ilus seeme selline nagu kallis kivi, väris kivi. nii et tegelikult see jackfruit on väga hea liim. ma arvan, et kivi lendavad. et jackfruitist saaks teha tegelikult päris head liimi, mis on parem kui superattack, sest see liimib ikka nii hästi. ja kes tahab minna joogasse, siis ma soovitan ennem süüa jackfruiti ja pärast ei pea seal käsi enam hoidma, kleepib kokku ise, saab terve päev, terve trenni niimoodi joogas ja seista kätt koos. aga vili on hea. pärast ei saa taldrikud puhtaks, nugas ja puhtaks. kõrgemal ei taha. ja siis Eestimaal seda muidugi ei müüda. kes söönud ei ole, siis maitse on hea, on. maitseb nagu nätsukomm. aga puhastamine on tõeline viin. kaamera pole ammu vee all käinud, pakime kaamera siis karvi sisse ja lähme ujuma. vaatame, mis vee all toimub. on hea kivi. Vähe kive, palju ei ole. Suole vesi võtsis. Ega me Kaisaga ei saagi kuskile ujuma minna, sest igal pool, kus Kaisa oli lahti koorib ja mõni mees seisma. Vahest oli 7 tükki, vahest 5, vahest 3, aga jääd passima ja seisavad. Meil on siin muidugi telefonid ja asjad. Ei taha, keegi kõrval seisab. Mine tea, paneb jooks, hakka järgi jooksima. Eesti välja komperdama. Aga noh, paratamatus. Kus ilus valge lahk on, seal tume mees jääb seisma ja vahib su ammule ja vahib. Läks ära nüüd. Nägi kaamerat ja vist ei tahti jääda kaardist, peaks minema. Aga nüüd saab ujuda vähemalt. No riided kaldal, ei taha, et keegi siin lähedal on. Läheme tagasi ette.